Kalev Cramo suutis avapoolajalt CSKA vastu tänu Maurice Carri ja Roland Freimanise korvidele kenasti mängus püsida. Avaveerandi lõpuks oli kaotusseis 8 punkti, korra läks see teisel veerandil 10 peale, aga poolaja numbrid 40-48 andsid seljavigastuse tõttu pingil istunud Sten Timmu Sokuta mänginud Kalevile teiseks poolajaks hea lähtepositsiooni. Seejuures tõi Carri avapoolajaga Kalevile 16 punkti. We were not focused defensively on the level that we wanted to, and especially in the first half we faced a lot of trouble on creativity and execution of two players. Carri and Freimanis hurt us a lot of times. Defensively, we didn't find the way to stop. Kalev püsis mängus kuni kolmanda veerandi eelviimase minutini, kui ilma Milos Teodosicita mänginud CSKA edu oli vaid 6 punkti. Aga siis läks CSKA ikkagi oma teed, viimane veerand kuulus Venemaa tippklubile 31-19 ja mänguvõit tuli neile numbritega 105-78. 6 meest viskas Moskva klubi kasuks kahekohalise arvu punkte, Nando Tekolo resultatiivsemana 17. Kalevi poolt lõpetas Carri 23 ja Freimanis 20 punktiga. Me viskasime ise sisse ka, et skoor oli suur ja meil nagu viske rünnak ka nagu oli. Siin Kurri pani väga hea mängu ja meil endal ka rünnak nagu sujus, et see oli kindlasti üks põhjus, ega me see kaitses oluliselt nagu, kui nüüd viimast 11 minti välja arvata, siis nagu ega me lõppkokkuvõttes ju mingit supermängu kaitses ei teinud ju, meil enda oma rünnak oli väga hea ja no mis väga hea, aga rahuldav.